Sporditeemadel veel. Eestile kunagi palju kuulsust toonud mootorrataste hipodroomisõidu järglane Speedway hakkab pärast aastaid kestnud mõõnaperioodi taas jalgu alla saama. Entusiastid plaanivad rajada uue raja Aluveresse. Samuti on ala harrastajate arv jõudsalt kasvamas. Eestlane peab ennast tehnikaspordi huviliseks. Paraku ka kõik põnevad alad ei ole meil suure harrastajate arvuga. Speedway kui motospordiala on äärmiselt populaarne Skandinaavias, Suurbritannias ja Poolas. Meil on nõukogude ajast ette näidata väga kuulsaid sõitjaid hipodroomilt ja söörajalt. Speedway poolt nii veel ei ole. Mis aga on Speedway? Selle krossi rattaga muud midagi ta lühis, kui on lengs mootor ja 2 ratast. Aga tehnilise poole pealt on ta väga minimalistlik. Paak on orienteeruvalt 2 liitrit all. Rattad on ilma piduriteta. Ilma pidurit? Pidurid täielikult puuduvad. Kuidas öeldakse, et pidurid on kiiruse surm. Ja mis siis puudub ka käigukast, on ainult kuiv sidur, ehk on otse ülekanne läbi siduri taharattale. Tegemist on siis 4-taktilise metanoolil töötava 500 kuupsentimeetrise mootoriga. Kasutatakse õlidiks kastoorõli ehk riitsinusõli. Ehk ta on ka, võiks öelda, et suhteliselt roheline ratas. Kuna ta piiritusega töötab, siis sealt väljaite gaase ei ole, peale veeauru midagi muud. Põhiliselt siis ühes masinaklassis ka sõidetakse, nii et suure rahaga väga võimast masinat endale ei ehita. Klass on tehniliselt väga võrdne. Kuidas aga selgub võitja? Stardis viibib 4 meest võidusõitjat korraga. Sõidetakse mees mehe vastu, et esimene koht saab 3 punkti, teine 2, 3 1 ja 4 jääb ilma. Ja nii iga start, kuni siis tabeli põhjal sõidetakse. Ja lõpuks arvestatakse punktid kokku ja parematest esimesest 8 ennast valitakse välja, siis tehakse 2 poolfinaali. Sealt kumbaks 2 paremat saab edasi, siis on finaalis 4 meest ja sealt selgub siis parim. Liidas enda suured võidud ja tiitlid jäävad nõukogude aega. Rattasõidast aga mees veel maha ronida ei taha, sõidab põhiliselt Skandinaavias. Lõpetada lubas alles siis, kui noortest keegi ta üle sõidab. Noori aga silmapiiril paistab. Üks on kohe kindlasti vaid 16-aastane Silver Soolep. Kas see kõik on metall või mis siin on? See on metall, jah. Seda kasutatakse kurvi sisse minekuks, et saada nagu mingisugune tasakaal sisse. Ja tegelikult on nii, et kui see tasakaal on käes, siis mida kiiremini selle jala nagu õhku tõstad, seda kiiremini ja parem sõita on. Kui palju ja millega sa näiteks praegu nendele suurematele ja tugevamatele meestele alla jääb? Start on mu kõige nõrgem lüli praegu. Et seda peab harjutama. Ka ütleme muuga tehnika on ju praktiliselt enam-vähem. On enam-vähem juba, et alguses oli jah väga raske, et püstise mootoriga pidin sõitma, aga nüüd on tehnikaga asjad paigas ja tuleb ainult sõita ja trenni teha. No, millised sinu eesmärgid sellest samast Speedways on? Võib-olla läheks sõitma Soome ja Rootsi, et saada mingisuguseid uusi kogemusi. Ja see on selline pikema unistus, aga äkki võtta osa ka mingitest suurematest meistrivõistlustest. Speedway on tulus ala. Tippudele makstakse suuri stardirahasid, nende tsiklid ja meeskondi sõidutatakse lennukitega. Seda tippu püüda pole aga võimatu. Eesti Speedway kants on Tabasalu. Seal on ka üks vähestest toimivatest radadest. Kohalike entusiastide soov on see ala taas lõkkele puhuda. Eesti Speedway taaselustamine toimus siis aastal 2011, kui sai korda tehtud Tabasalus asuv Ranna Speedway staadion. Ja 2011 kevadel oli ka esimene võidusõit, kus osales tõsi küll 7 võidusõitjat, kuigi oleks pidanud olema võib-olla 16 võidusõitjat, nagu tabel ette näeb, aga algatuseks asi seegi. Et täna me oleme kindlasti tõusuteel. Kus üldse Eestis ja kui palju neid Speedway arvastajaid praegu on? Et oskad sa öelda umbes ka palju selliseid entusiaste rajal käib? Ma julgeksin öelda, et täna orienteeruvalt on umbes 15 sõitjat Eestis, mis arvestades seda, et Eesti Speedway ajaloos on olnud 13-aastane tühi auk, on kindlasti märkimisväärne saavutus.